Tervist, minu nimi on Laura Rannaväli. Aitäh, et te mind kuulate täna siin. Ma pigem kohe mainin alguses ära, et kui teil tekib küsimusi või mis iganes või ma räägin mingist kolmandast asjast, mis teid üldse ei huvita, siis lihtsalt andke teada. Võite käe tõsta, võite mulle vahele hõigata või kuidas iganes te tahate endast märku anda. Ja mul on telefon siin, ma olen see esitleja, kellel on telefon, sest mul on nii hullud mäluprobleemid, et mul on vaja nagu hoida järgest, et see on täitsa võimalik, et mulle poole jutu peal mõte uitama. Aga ma loodan, et te kuulate siis piisavalt, et mulle seda meelde tuletada. Ma olen täna siin rääkimas teile siis avalikkuse ees elamisest, aga ma ei ole nüüd mingi, kuidas ma ütlen, Riitusana hunt, et iga mu skandaal on igal pool, vaid ma lihtsalt jagan enda elu igal pool sotsiaalmeedias, mis ma hommikul teen, mis ma söön õhtuks ja kõike seda, et ma võib-olla alustan sellest, et kui vanad te olete. Kas teist keegi on gümnaasiumis? Okei. Kes on põhikoolis? Okei. Algkoolis? Alright, ma ei mäletanud algkooli aastaid, nii et see on super. Ma ei oskaks sellest rääkida. Aga ma võib-olla alustan siis sellest, mida ma tegin enne sotsiaalmeediast. Et ma alustasin sotsiaalmeediaga, kui ma olin 10. Ja võib-olla siis ka algaastatel ma proovisin kõiki hobisi. Ma käisin ka tantsimas, aga enne ma tegin tennist, ma ratsutasin, ma proovisin golfi, ma mängisin näitarin ka, aga see vist ei käi spordi alla. Aga kõiki neid ja iluvõimlemist tegin ülipikalt ja nüüd ma olen iluvõimlemises siiamaani. Ma ei tea, kas teil on ka, aga kui sa nagu seisad, sul on jalad tahapoole ja see on kohutav. Kui sul praegu see on, ma soovitan sul füsioterapeudi juurde minna, sest et mina käin siiamaani selle pärast. Aga tantsides oli mul lihtsalt see lugu, et ma näen, teil on tote need pushad ka. Ma tahtsin väga totesse saada. Võib-olla ühel on ainult, sorry. Aga ma tahtsin nii väga totesse saada, sest minu vanem õde tantsis totest. Tegi hip-hopi ja mis need mingid show-tants, ma rohkem ei tea. Ja kõike seda ja ma proovisin vist ühe proovitrenni, aga mul on nii pikad jalad ja käed, et see nägi välja nagu ma loobiks igale poole oma nagu jäsemeid ja see oli kohutav. Ja ma sain aru, et minust tantsijat ei saa. Ja siis ma lihtsalt hakkasin enda selfisi tegema ja töötas samamoodi, nii et kui võib-olla või mul on vigastusi ka olnud ja ma mängisin võrkpalli 5 aastat ja mul on põlvekedra käinud 3 korda nagu liigesest väljas ja siis ma ei saa näiteks hüpata palju ja kükitada kaua. Nii et ma sain aru, et tantsimine nagu on see vastand, mis ma peaksin tegema. Aga ma olen ka praeguses eas tantsinud, mitte ainult klubis, vaid seal ma käisin Rocca al Mare koolis ja seal on nagu RAM-tants selline koht, kus siis iga klass peab tantsima ja ma 1 aasta tantsisin, ülejäänud aasta ma nagu vabandasin ennast välja, et mul on vigastus, ma ei saa kõndida, jalutada, laulda, mis iganes. Ja siis 1 aasta ma tantsisin ja ma ei tea, kas mu sõbrad olid lihtsalt väga viisakad, vaid nad ütlesid, et Laura, sa oskad tantsida ja siis ma nagu tundsin ülihalvasti ennast, et ma kunagi tantsinud, aga sellepärast ma imetlen kõiki tantsijad, et te olete nagu nii osavad ja teises elus ma olen see Elerin Tiit, kes seal laulab ja tantsib samal ajal, sest et see on nii väga. Ma ei tea, kas keegi teist laulab ka? Okei, kas te nagu laulate, tantsite vahest samal ajal või? Okei. Ma mõtlesin, kui keegi on, siis ma saaks küsida, kuidas see toimub, sest mu aju oleks nagu täiesti kokku jooksnud. Aga jõuame siis sinna, millest ma täna siin räägin, sotsiaalmeediast. Kas keegi teist on ka tahtnud oma elu jagada või nagu mingi postitada mingi tantsuvideosi või vlogge või get ready with me? On ja, see on suht fun. Okei, nice, teid on ülipalju, väga hea, okei. Kuidas siis ma alustasin? Mina ja mu vanem õde, me vaatasime Ameerika YouTubereid. Ma usun, et teist teavad, kes on mingi Alicia Marie, My Life as Ava, nii ja nüüd keri 10 aastat tagasi, kui nad tegid nagu mingid hommikurutiine ja mingi back to school routines ja siis ma nagu elasin nende järgi, et kui My Life as Ava võttis Starbucksi hommikul, siis ma läksin kofeiini kakao kuningat võtma ja ma käisin sellega koolis ja no kõigi koolis ei lubatud käia sellega, aga no ma unistasin ikkagi, et jõin enne kooli selle kähku ära. Aga me vaatasime neid YouTubereid ja meie isa nagu nägi kõrvalt seda ja siis ta küsis, et tüdrukud, kas te tahaks kaamerat omale? Ja ta kinkis meile kaamera ja siis me hakkasime lihtsalt endast videoid tegema, õnneks mitte väga rumalaid ja lollakaid. Meil oli piisavalt mõistust, et mitte mingeid lollakaid asju interneti postitada ja me lihtsalt filmisime enda elu ja mida me tegime hommikust õhtuni. Alguses me tegelikult tegime koos minu õega kanali, mis oli Maria ja Laura vlogid ja siis 2 päeva hiljem me postisime iga päev. Ehk siis 2 päeva hiljem õde oli mingi, et ei, ma tahan üksinda teha ja kuna ma olin noorem õde, siis ma olin mingi muidugi tee, ma ei saa sulle vastu midagi öelda. Nii et nii see läks ja minu õde sai koggus populaarsust üsna kiirelt, sest et ma olin 10, tema oli 13, ehk siis kui ta oli juba 14 ja ma olin 11, meil oli nagu mingi
mul oli vist äkki 20 000 jälgijat ja mujal oli juba mingi 30 000, ehk siis see muutus nii kähku järsku. Linnuleenult oli mingi jälgijaskond, aga see oli puhtalt sellepärast, et sotsiaalmeedia ei olnud üldse nii populaarne 10 aastat tagasi, kui ta on täna. Nagu täna on ju nii palju, kes teevad ja me ise jälgime kogu aeg kõiki ja tahame nende järgi elada ja nii edasi, mistõttu ma arvan, et see oli nagu meie selline tugev eelis, et keegi ei teinud seda ja see oli nagu esmakordne. Võib-olla positiivselt veel, et mu esimene koostöö oli, kui ma olin 12 ja need olid, ma loodan, et ei hakka naerma, need olid nagu lipsud, sellised bow ties, meeste omad, aga ma olin lihtsalt õnnelik, et mingit koostööd teha, nii et ma nagu promosin neid, hei, bow ties, polnud üldse seoses minu sisuga ja siis mu nagu keegi naeris mu välja vanemates, nagu mis mu isa või ema oli nagu mingi, et mida sa teed, nagu, et see ei sobi sinna, et palun vaata üle, kellega sa teed. Ja tegelikult kordagi meie vanemad nagu ei jälginud, mida minu õde ja mina postitame, vaid me lihtsalt vabalt tegime, mis me tahtsime. Hiljem natukene kahetsesin, aga sellest pole lugu. Ma arvan, et tänapäeval on palju rohkem teid haritud mingi neti turvalisuse kohta, et ära enda aadressi kuskile palun postita ja enda mingid telefoninumbrid ka võib-olla pole kõige mõistlikum, aga neid asju nagu mina kunagi ei õppinud. Ma õppisin neid koolis hiljem, kui meile näidati mingid neti turvalisuse videoid. Nii et ma usun, et te kõik olete piisavalt haritud, kui te postitate, on ju. Et ära oma aadressi ja telefoninumbrit ja kõike muud isikukoodi pane. Et ma peaaegu, meie puhul oli see, et kuna me näitasime oma igapäevaelu, siis paratamatult kuskilt aknast, kui me ennast filmisime või me mainisime oma mingit kodupoodi, siis nagu inimesed said aru, kus me elasime. Sellest hiljem ma räägin lähemalt, et meil oli toredaid, see on see nagu varjukülg lugusi, kus inimesed nagu said teada, kus me elame. Ja siis, kui me veel nagu väga relevantsed olime mingi 5 aastat tagasi, siis see oli nagu probleem. Tänapäeval ma lihtsalt itsitan, et ei ole midagi nii hullu. Aga jaa, ma usun, et sotsiaalmeedia nagu on teinud inimesi palju kiiremini mõtlema ja me oskame nagu paremini kind of suhelda, aga samas ka mitte, sest me läheme hästi introvertseks. Minu puhul ma õppisin hästi kiirelt professionaalselt brändidega suhtlema ja aru saama, kuidas nagu turundus töötab, et ma jagan teile mingit oletame toodet, aga kui ma jagan mingit kortsude vastast kreemi, siis keegi teist ei ostaks, ehk siis ma nagu tegin need seosed üsna kiirelt ära, mida jagada ja mida mitte, et see on äge, kui sa saad koostöövõimaluse ja kõike muud, aga sa pead lihtsalt aru saama, et võib-olla see ei käi kokku sinu jälgijaskonnaga, et need olid mingid olulised punktid, mis ma aru sain. Ühtlasi ka oli see lugu, et see võib-olla kõlab imelikult, aga ma õppisin, kuidas ennast üleval pidada hästi kiirelt. Minu isa tegi nalja, et kui ta sai aru, et võib-olla tänaval tullakse minult ja mõnelt pilti küsima, siis ta lihtsalt viskas nalja, et vähemalt ma tean, et mu lapsed ei noki ninast, et nad teavad, et keegi alati vaatab, on ju, et siis on kindel, et nad vähemalt ei tee mingit lollust kuskil tänaval, et see on nagu positiivne, aga ka negatiivne, aga negatiivsusest ma veel jõuan. Mis ma praegu teen? Ma jõudsin enda minevikust ära rääkida, aga hetkel ma õpin ristmeediat BFM-is. Keegi ei tea, mis ristmeedia tähendab, ma eeldan, ma ka ei teadnud esimesel nädalal seal ülikoolis, aga ristmeedia on põhimõtteliselt nagu turundus ja film ja produktsioon kõik kokku, et selle otsene tähendus on loo jutustamine läbi erinevate meediumite. Keegi vist ülikooli veel ei astub? Ei. Sa astud? Okei, nice. Kas tead, mis tahad õppima minna? Okei, kas midagi loovat või mingit õigust, meditsiini? Okei, BFM-i. Okei, BFM on väga äge, ma väga soovitan. Aga ristmeedia, sa nagu jutustad lugu läbi erinevate meediumite või kui keegi otsib, mida minna õppima, siis ma väga soovitan seda, sest et Marvel on hea näide, näiteks Superman on ju. See on nagu üks lugu, seda jutustatakse läbi koomiksite, filmide, ma ei tea, merch, tivolid või lõbustuspargid, pliiatsid, kõik, et see, kuidas see nagu läheb laiali ja seda kõike ma õpin, kuidas seda turundada laiali minekuks. Ja mõni päev me teeme filme, mõni päev ma õpin seal mingid õigusaluseid, mõni päev helidisaini, siis ma õpin mingit turundust, et kõike, et mulle just meeldib, kui nagu mitmekülgne see on ja mida ma saan teha, sest et kind of kahetsen, et gümnaasiumis ma ei olnud natukene tähelepanelikum ja ei kuulanud rohkem, nii et kui te käite gümnaasiumis või põhikoolis, siis tegelikult palun kuulake, teil on väga vaja neid teadmisi hiljem. Nagu ma läheks tagasi gümnaasiumi, kui ma saaks, et ajalootunnis ma üldse ei kuulanud, aga nüüd ma nagu vajaks, et mul oleks need teadmised uuesti ja vahest ma saan ChatGPT-l nagu teha kokkuvõtte endale mingist esimesest maailmasõjast, sest mul mingid kuupäevad on kuskile lendu läinud, aga see ei ole see, et õppige kuupäevad pähe, vaid pigem nagu te pärast ei kahetse, et te kuulasite tunnis ja nagu olite kursis sellega.
mis räägitakse, et see võib ülikoolis ka väga kasuks minna, sest et te kõik ju hakkate varsti ülikooli astuma. Nii et jaa, ristmeediat õpin praegu ja siis selle kõrvalt teen sotsiaalmeediat. Nüüd, kas teid huvitavad ka nagu koostööd ja tehniline osa võib-olla või mingid, kuidas mingid brändid, okei. Kui nüüd need esimesed koostööd jätta sinna, kus nad olid, nagu need mingid bow ties ja mingid mis iganes lipsud, siis võib-olla minu nagu karjääri selline murrang oli YSL Beauty. Kas te teate, mis on YSL Beauty? See on siis jah, okei. Et 2 aastat või 3 aastat tagasi nad kirjutasid mulle, et hei, et meile väga meeldib see platvorm ja et me tahaks teha sinuga aastalist koostööd, mis nagu alguses ma arvasin, see on scam, ma panin junki, ma olin mingi next, on ju, tooge tagasi need lipsud ja siis mingi hetk sain aru, et oh shit, et see võib, et see võib nagu päris olla. Ja siis ma kirjutasin neile vastu, et tervist, et rääkige lähemalt ja siis kirjutasin lepingule alla ja siin ma olen juba 3. aastat nende brändi on ju brändisaadik on see õige sõna. Aga võib-olla, et see oli nagu selline ootamatu õnn, mis minuni jõudis, aga see on viinud mind nii kaugele, sest läbi nende ma olen saanud reisida erinevatesse riikidesse ja nende tooteid katsetada ja nagu jagada neid, sest nad on tõesti hea bränd. Sinna jõudmine nõuab küll palju aega, ma arvan, ja kannatust, sest ennast peab kogu aeg nagu postitama ja võib-olla looma ka sellise stiilikindla. Kas keegi teist tahab full sisuloojaks ka saada? Nagu, et jagada, et elada sellest nagu, sest ma ei tea palju, Eestis paljud ei ela sellest ära. See on väga keeruline, sest et need nagu summad ei ole nii kõrged, kui ma olen kuulnud Ameerikast, et ma hiljuti rääkisin mingite Ameerikat sisuloojatega ja ma kuulsin, mis summad neil on, nii et kui te tahate sellest ära elada, siis ikkagi tuleb siit Eestist välja proovida ujuda. Aga võib-olla sisulooja nagu töökohana on väga huvitav, sest et sa elad sellest, et sa jagad oma elu, aga siis sa ei taha ka väga palju oma elu jagada, sest et nooremana ma jagasin kõike, nagu oma esimesest poissõbrast, oh my god, kui ma läksin oma poissõbrast lahku, inimesed kirjutasid mulle, miks te lahku läksite, siis ma mõtlesin, okei, seda ma ei taha teiega jagada, et mingid sellised asjad, et sa pead olema ettevaatlik, mis sa jagad, aga ma olen jaganud nagu kõike sellest oma mingitest kellega, kus ma nagu elan või et missugused mu suhted õega on või midagi sellist, et kõik selle ma panin nagu letti avalikkuse ette ja hiljem õnneks see pole minu kahjuks veel midagi nagu juhtunud, aga see risk on ikka seal, et see on kahju, et kunagi ei olnud üldse ettevaatlik sellega, mis sa nagu jagasid. Nüüd ma olen palju privaatsem ja siit tuleb ka nagu see varjukülg, et kui omal ajal sai nagu näidatud enda igapäevaelu ja mis me teeme ja nii edasi, siis üks hetk inimesed said aru, kus me elame, sest et nagu ma mainisin, mingid toidu bla ja tuldi ukse taha ja siis mõtlesin, et okei, et aga kuidas seda varjata või nii edasi ja siis vaikselt nagu aastate jooksul hakkasidki see rohkem nagu endasse ajama. Et ma olen loonud nagu sellise nagu narratiivi endast, mida ma tahan, et inimesed nagu vaataksid ja kuulaksid, sest ma täna näiteks ei jaga üldse oma eraelu kohta ja see on lihtsalt kasulik mulle, et hoida enda privaatsust ja see on väga nagu oluline. Ja ma arvan, et kuidagi tunnetada ära, mida jagada, mida mitte, sest samas ma ikka jagan mingi, mis meiki ma iga päev teen ja mis ma söön, et see on ju väga tore ja sellepärast ma käingi sotsiaalmeedias. Nagu mina näiteks käin sotsiaalmeedias lihtsalt, et tuulutada oma pead või vaadata mingi, mida see meiki teeb ja mida toda teeb, et see kõik on nagu väga põnev, et võib-olla oma elu, eriti Eestis, see on üliväike, nagu Eesti on nii väike, et vahest ma, hea lugu veel, kui me oma elu filmisime oma aega, siis me käisime vanaisa juures ja vahest ikka mingi autos teed mingi klipi. Ja mingi hetk nagu paar aastat hiljem ma rääkisin oma sõbrannaga ja ma ütlesin, et ma tulin oma vanaisa juurest ja ta oli mingi, ta elab ju seal. Ja siis ma olin mingi, kus sa seda tead? Ma küsisin, kus sa tead? Tead, aastad tagasi ma vaatasin suvevideoid, et seal me tegime, no ma elan seal samal kandis, me tegime seal hotell oli taga ja siis saime aru, kus sa elad ja siis ma mõtlesin, oh my god, et nagu mul ei mahu pähe, et inimesed teevad neid seoseid. Ja siis ma mõtlesin, et issa, ma pean vanaisale mingi pipragaasi ostma või midagi, et kui, no mitte, et nagu mingi tore fännike läheb, on ju, see on nice, aga et kui midagi hullemat juhtub, et kõikidel ei ole nii head kavatsused, on ju, et nagu mu vanaisa on nii armas, et ta oleks mingi, tule joome teed ja mingi sööme küpsist ja siis ma oleks mingi, okei. Et see on nagu, tuleb olla hästi ettevaatlik selle kõigega. Aga
võib-olla tagasi selle nagu sotsiaalmeedia juurde, et kui on nagu nii suur platvorm, siis on jah, on äge töötada mingite suurte brändidega ja hiljuti sain just või noh, käisin juba kutsetega kuskil erinevates riikides, et tule, et see kõlab kõik glamuurselt, et tule, selfita tasuta kuskil riigis ja see on su elu, on ju, et see on kõik väga nice, aga lihtsalt need varjuküljed on ka nagu oma hinnaga. Ja üks asi, mis mulle väga meeldib, on see, et ma saan ka mingeid nagu algavaid brände toetada või nagu vahest mõni nagu pagarikoda kirjutab mulle, et hei, me just alustasime oma tööga, et kas sa tahaksid tulla, ma olen mingi, et kui mulle maitseb ja millal mulle ei maitse saiakesed, siis ma nagu lähen ja söön ja mingi postitan, et see on väga tore ja mul on ülimalt hea meel, et ma saan nagu jagada mingeid ka alustavaid brände või ettevõtteid või kohti, et see on kõik nagu äge. Eriti äge on kommuun, sest et see on natukene nagu düstoopiline, et ma postitan läbi telefoni ja siis see kõik on siin, et ma ei näe kedagi päris elus ja nagu ma ei näe, kes mind vaatab või kommenteerib, et vahest on tore mingeid selliseid keegi teha nagu näha, et te olete päris inimesed, et see ei olegi nagu, et mingid robotid ja mis iganes, et see on ülimalt tore ja see positiivne tagasiside, et vahest inimesed kirjutavadki, et see on nii äge, mis sa teed ja ülipikalt 3 aastat tagasi kuni tänaseni ma mõtlesin, et issand, mida ma teen oma eluga nagu, et ma hakkan lõpetama kooli. No põhikoolis olid ka omad mingid raskused ja siis mõtlesin, mida ma teen oma eluga, et nagu mis väärtust mu sisu loob või nagu mida inimesed vaatavad mult, on ju. Ja siis ma isegi läksin nagu terapeudi juurde sellega, et nagu ma ei tea, mida ma teen oma eluga ja ma arvan, et see on nii universaalne küsimus. Ja ta ütles mulle, et lihtsalt oota, et kõik looksub paika, mis on üliraske oodata lihtsalt, et palun looksu need kõik paika. Aga üks hetk inimesed hakkasid lihtsalt kirjutama mulle, et see on nii tore, mis sa teed ja see on nii inspireeriv. Ja siis mul nagu klikkis ära, et okei, et ma siis inspireerin inimesi ja nüüd ma olengi mingi, ma saan noori inspireerida, et see on nii äge, et jõuda nii kaugele ja lihtsalt ollagi teile öelda, et kui mina tegin seda, siis on ka võimalik, et teie saate seda teha, sest et see on lihtsalt nagu mis sa Kristel Elerin tegid, et natukene õnne, natukene mingit oskust ja siis mingit tahtejõudu ja kõike muud, et see tõesti on selle segu, et kui sa tahad midagi, siis sa saad ja sa lihtsalt pead vaeva selle nimel nägema. Veel üks naljakas lugu nagu kommuuni kohta on see, et nagu kui sa oled nii noor, sul ei mahu pähe, kui suur kogus inimesi see võib olla. Ja üks suvi me läksime perega Pärnusse puhkama nagu terve suvi 3 kuud. Mu ajal olid muidugi sõbrad seal, ma olin üksik, ma olin mingi, mida ma teen siin, mul ei ole mitte midagi teha, nagu ma kõnnin metsas ja nii edasi. Ja siis ma ütlesin oma isale, et kuule, et mul on nagu väga igav, et mida ma teen, et ma tahaks kellegi kokku saada ja nagu vingusin ja siis ta oli mingi, et Laura, sul on reaalselt 27 000 followeri, mida lihtsalt kirjuta neile. Ja siis ma olin mingi, okei, vale inimene, kellega rääkida, aga ma tegin ikka meetupi ja ma postitsin mingi, hei, kohtume Pärnu keskuses ja nagu inimesi nagu tuli, aga mitte nii palju, aga see oli ikkagi tore ja siis ma sain aru, et tegelikult nagu mul on kommuun ja tegelikult nagu ma saan suhelda nii, et see on nagu ülimalt äge, aga lihtsalt ma mäletan, mu isa oli nagu mingi, sa ei saa vinguda, et sul on igav nagu, ja sul ei ole kedagi, kellega rääkida või nagu kokku saada, et see oli nagu, aga ma olin 12 ka nagu keep in mind, ma olin 12, et see oli nagu väga erinev aeg kui täna. Aga mis ta veel on andnud, on nagu mingid avalikud esinemised. Need on nagu nii ja naa, eks ma ikka olen ärevil ja hirmus on, ma lihtsalt mäletan omal ajal gümnaasiumis ja põhikoolis ma õppisin vene keelt ja seal oli iga kuu me pidime jutustama peast mingit lugu ja ma nagu higistasin seal klassi ees nagu hull, ma läksin ülinärvist, et nagu vene keelega on see, et ma ei räägi seda soravalt, ehk siis sa pead pähe õppima mingi teksti ja sa ei saa, nagu seal ei ole see, et sa hakkad nagu mingi luuletama kolmandast asjast, et esmalt sa oskad seda keelt, see õpetaja saab kohe aru, et ma olen peas segi ja ma ei ole õppinud terve öö, on ju. Nii et siis oli natukene rangem, aga võib-olla avaliku esinemisega nagu keegi ei saa aru, kui sul sassi läheb või nagu võib-olla nad märkavad, sa oled närvis, aga mind on aidanud see näiteks, et me kõik oleme inimesed ja et kui mul läheb sassi, siis see on inimlik ja et nagu samamoodi teie olete inimesed ja see on that's all fine, nagu et see on kõik inimlikkus, et ei pea kartma midagi, et hirm on hea, see on väike hea närv, on alati hea, kui sa esined. Vot tantsimisega ma ei kujuta ette, sest kui ma iluvõimlemas käisin, üks kord elus juhtus nii, et ma esinesin, mul kadus ära kõik, mis ma olin õppinud, aga mul oli lihasmälu. Aga see oli ülikerge ka vaga, ma lihtsalt hüppasin ühele poole, teisele poole, aga lihtsalt ma kujutan ette, ma ei tea, kas tantsimises teil juhtub nii, et te nagu unustate asju ära, on ju, aga siis on lihasmälus. Kas on juhtunud kellelgi nii, et sa nagu freesid ka, et sa on ja? Oh my god, aga mis sa siis teed? Ma lihtsalt, see oli võistlustel, siis ma jäin seisma keset kava ja ma olin esinemas ka veel, aga siis ma vaatasin, mis teised tegid.
okei. See on mu nagu worst fear. See on, mida ma lähen õudus sulle nagu, et sa saad, vau, ma olen nagu uhke, et sa üle elasid selle. Aga kas sa olid tiimiga või üksinda? Okei. Kas see siis töötab nii, et tiimina sa saad ühe koha, nagu et te võistlete kõik koos, on ju? Okei. Kas teil läks hästi see võistlus? Okei. See ei olnud sinu süü. Don't worry about it. Aga okei. No vot, ja ma mõtlen tantsides, nagu sa saad teiste järgi ikka teha liigutusi, ma ka omal ajal koolis seal teiste järgi. Ma läksin kõige taha ritas, ma olin nii pikk, et ma oleks kõik ära blokeerinud, et see ei olnud ka väga hea, aga siis on nagu tantsides hästi, et te saate kellegi pealt vaadata ja nii edasi, aga kui tulevikus teil on vaja kuskil rääkida või ma ei tea, koolis ikka on vaja ju esitleda asju, siis nagu nad on ka täpselt samasugused inimesed ja nad arvatavasti närveerivad, kuniks on nende kord, nii et nad isegi ei mõtle su peale, on ju. Ehk see aitas mind, ma mäletan alati gümnaasiumis, et nad on täpselt sama närvis kui mina, nii et ei ole vaja selle pärast muretseda. Aga mõtlen, läbipõlemist on ka palju olnud, sellepärast, et sotsiaalmeedia ja sisuloome on ikkagi minu jaoks nagu pigem töö ja ka lõbu natukene, aga ta on selline asi, millest ma ju elan nagu ära. Ja see pidev sisuloomine on olnud üliraske, et kui nooremana inimesi huvitas rohkem võib-olla lihtsalt, kus ma istusin või kus ma sõin too õhtu, siis tänapäeval nagu inimesed tahavad natukene rohkemat ja nagu raske on lihtsalt, kui ma olen haige nädal aega, ma hakkan nagu oma peas hulluks minema, et appi ma nädal aega postitanud, inimesed nagu, no see on kind of business, et inimesed unustavad su ära, siis su vaatamised ei ole nii kõrged ja siis ei saa brändidele lubada nagu neid vaatamisi, mis sa nagu neil, mille eest nad maksavad, aga see selleks. Pigem ma hakkan ise hulluks minema, et issand, kas ma postitan, kui ma olen haige, et nagu kas see huvitab inimesi ja nagu need mõtted ajavad sind üksed nagu väsitavad täiega ära. Ja siis on ka ütlesin nagu see vajadus olla perfektne, sest tänapäeval need standardid on ülihulluks läinud. Ma mäletan, kui ma olin 12 või 13, siis ma vaatasin Instagrami neid mingeid Kim Kardashianiks, aga nagu mingid sotsiaalmeedia inimesed ja YouTuberid, kes nägid üliperfektsed välja ja ma ei teinud seda seost oma peas, et esmalt nad on mingi 30 senti lühemad minust, sest ma olen väga pikk. Teiseks, nad on 10 aastat vanemad minust, nad on reaalselt 25, et sa ei peagi nägema nagu nemad välja. Neil on nagu väga palju meiki näos, mis nagu ma olin noorena, mul oli hästi nagu pooriline nägu, nii et ükskõik kui palju ma meiki tegin, ma ei näinud ikka samasugune välja. Ehk siis see oli nagu non-stop võrdlus ja sa ei võidagi sellega. Nii et ma arvan, et on hästi oluline nagu aru saada, et sotsiaalmeedia pole ka päris väga tihti, et seal on ka väga palju moonutatud nägusi, kehasi, pilte, värvidega kõike, et ärge seda nagu 100% uskuge. Ja võib-olla tasakaalu leidmiseks nagu üks hetk oli see, et kuna nagu ülikool low-key BFM-is loov eriala, nad on ülinais sellega, kui sa puudud või midagi sellist, et nagu, et see ei ole nagu õigus, et sa hommikust õhtuni õpid, et see on väga loov ja selline sujuv ja mis sa toovad inimesed, lähevad vooluga, et täpselt selline, on ju. Mis töötab väga minu kasuks, sest et ma pean töö raames vahest mingid loengud nagu, või tundi mitte minema või mingid blablabla ja siis nad on väga lahked selle osas ja üks hetk oligi, et töös nagu toimus nii palju, et pidid kogu aeg asju tegema ja siis samal ajal koolis oli mingi arvestuste periood ja siis ma nagu jooksin kokku ja ma põlesin läbi. Õnneks mul on hästi tore manager, kes aitab mind ja ta ütles, et kuule, et sa ei naudi enam seda, mis sa teed ja ma olen kindel, et te nagu kogete seda ka enda mingites teistes eluvaldkondades, kas tantsu või millegi muuga, et üks hetk sa nagu põled läbi ja sind ei huvita enam, mis sa teed või sa ei jaksa enam midagi teha, et see ei paku sulle lihtsalt lõbu ja huvi samamoodi nagu see võib-olla alguses teid huvitas ja see on totally fine. Mina olen õppinud, et sa lihtsalt pead nagu pausi tegema korraks ja sellest eemalduma nagu lühikese perioodi ja siis sul hakkab see uuesti meeldima, sest mul oligi jaanuaris, ma ütlesin, et 6 aega nagu ma kustutan sotsiaalmeedia ära, koostööd ei tee, et kõik stopp, aga ma juba mingi 2. jaanuari nädalal laetsin tagasi, ma olin mingi, ma igatsen seda ja siis ma sain aru, et see on ikkagi miski, mis mulle väga meeldib teha ja ma väga tahan seda teha. Nii et võrkpalliga samamoodi 4 aastat mängisin, ei viitsinud enam, 2 kuud ei käinud trennis, olin tagasi nagu uus inimene, nagu mingi uus vend seal platsil on ju, et see on ka alati hea nipp, et korraks nagu eemaldada sellest, et siis see on nagu hea. No siis on muidugi ka negatiivseid kommentaare, on ju, mis on omaette asi, et tihti mingid bot-kasutajad kommenteerivad mingi üliveidraid asju nagu mingi, et sa oled kole, siis ma olen mingi okei, et see selleks, et kas sa oled üldse päris inimene ja seda saab ka ju nagu nooremas eas kogetud ka põhikoolis, meil oli hästi, ma ei tea, ma olin sellises sõprusgrupis, mis oli kuidagi hästi
competitive või nagu me kogu aeg võrdlesime üksteist ja see oli hästi raske, sest kogu aeg tahtsid kellegist parem olla ja siis keegi tahtis sulle halba ja siis see oli nagu pidev võistlus omavahel, et kes on parem mingis koolitöös või väljanägemises ja nii edasi ja tantsimises ja kõike muud, et sellega nagu toime tulla oli raske, aga sellega kasvas ka väga paks nahk, et enesekindlus kasvas, et me kõik tegelikult päeva lõpuks oleme erinevad ja seda tuleb meeles hoida, et keegi pole kellegist parem, vaid meil on lihtsalt omad mingid sellised heas mõttes eripärad, miks me eristume ja erinemine on nagu hea minu mõttes ja minu meelest. Ja nende negatiivsete kommentaaridega koolis lihtsalt ma blokeerisin ära. Nagu mu vanem alati õpetasid lihtsalt ära kuula neid, ülilihtne öelda, raske teha, I know, aga lihtsalt, et blokeeri ära, et tee oma asja, keskendu iseendale, sest sa tegelikult elad ju oma elu ja nagu nad ei ole võib-olla 10 aasta pärast sinuga, et sa elad oma elu enda jaoks ja nagu päeva lõpuks sa oled enda peas enda mõtetega, ehk siis nende kuulamine ei aita üldse kaasa, kui see on negatiivne. Aga konstruktiivse tagasisidega nagu teine lugu, et kui kommenteeribki, et noh, mingi tagasiside, mida ma tundsin, et okei, ma võib-olla vajasin, siis ma võtan selle vastu ja nagu kontrollin üle, mis ta nagu ütleb, aga et negatiivsusega lihtsalt blokeerin ära. Hea lugu jälle, mul on neid lugusid nii palju, I'm so sorry. Aga võib-olla need samastuvad teiega. Või võib-olla mitte, sest et mind kiusati väiksena äkki 7.-6. klass, kui ma tegin veel videosi, siis üks mu klassiõde pani mu video käima üle kõlarite. Vist oli klassikõlar, mitte kooli. Ja mäletan, et hetk, klassik mina mingi laersin, et kui naljakas, kuniks nagu 1 minut on see käinud ja ma lihtsalt kuulen ennast nagu üle klassi ja kõik naeravad ja ma olen mingi, oh my god, et mul on natukene ebamugav. Ja siis 4 aastat ma ei rääkinud sotsiaalmeedias full on, ma ei rääkinud mitte midagi, nagu ma alati nagu kirjutasin ja postitasin nagu staatilist sisu, aga ma ei rääkinud 4 aastat, kuniks just hetk ma sain aru, et see natukene takistab mu rahavoogu, et tänapäeval inimesed räägivad sotsiaalmeedias ja ma pean nagu võib-olla rääkima ka, et mul hästi läheks. Ja siis ma sain sellest lahti, sest et see on asi, mida ma ei saa muuta, nagu ma võin moonutada oma häält kogu aeg, nagu ma ei tea, kas te teate, kes on Paris Hilton ja tal on ka mingid videod, kus ta ja siis mingi hetk klikk, kus ta räägib tavahääles. Ja saad aru, et ta on terve elu moonutanud, mis pole ka nagu üks, et sa murdud või jääd vahele. Nii et häälega oli ja see oli üks mu nagu suurimaid komplekse ja pikkusega. Pikkusest ma juba sain ka üle, sest et seda ma ei saa ka muuta, kui ma juhuslikult ei lähe oma põlvi opereerima ja võib-olla mingi sääre võtan ära, aga siis ma oleks nagu veel lühem. Et sellised asjad lihtsalt sa ei saa neid muuta ja siis sa pead lihtsalt neid aktsepteerima ja that's okay. See võtab aega, aga see tuleb väga kasuks. Nüüd ma saan rääkida teie ees, kujutate ette, mul ei olegi mingid moonutavat häält siin taga. Aga võib-olla negatiivsusega nagu toimetulek on aidanud see, et ma juba mainisin, et nagu ära blokeerida, aga nagu näiteks minu puhul ma kontrollin, mis perspektiivi inimesed minu sotsiaalmeedias näevad, et on avalik Laura ja siis on tava Laura ja tihti küsitakse, et kas sa oled samasugune nagu sotsiaalmeedias. Oh my god, mul meenus hea lugu jälle. Aga üks hetk oli hästi kiire periood mu elus ja mu sõbranna, ma nägin teda mingi 12 kuud hiljem. Ja ta tuleb minu juurde ja me jutustame ja jutu käigus ta küsib, et kuule, et mul mingid sõbrannad näevad sind sotsiaalmeedias ja nad küsivad, kas sul on ülipeibe hääl. Ja siis ma olen mingi, oh my god, mitte mingi 3 aastat hiljem jälle mu häälekompleks kuskilt seest välja tulemas. Ja siis ma ütlesin, et et tead neid voice-over'id tehes nagu see on sama, et on esinemishääl. Et mõel on täiega, et kui ta hakkab esinema, ta läheb ülimadalaks ja ülitõsiseks ja kõik on mingi wow, et see ei ole nii tõsine, et see on okei, on ja mul läheb hästi kiireks ja hästi kõrgeks. Ja siis, kui ma teen neid voice-over'id kuskil Instagramis või TikTokis, siis mu hääl on nii kõrge ja ma saan aru, miks inimesed küsivad, et kas sul on mingi beibe hääl ja siis nad päris elus kohtavad. Ja vahest kuskil, kui räägin kellegagi, et ma jälgin siin, siis ma olen mingi, oh my god, thanks, seda näed, sa kõlad üli teistmoodi. Siis ma olen mingi thanks või ma ei tea nagu, mida öelda täpsemalt, et sellised nagu moonutused on ülihuvitavad näha, kuidas nad välja näevad ja saad nagu ise kontrollida, mida inimene sinust arvab või mitte. Ma mõtlen veel võib-olla sellest nagu hääle asjast ka, et kui ma jagan, mida ma nagu tahan, et te võib-olla ei tea üldse nii palju mu eraelu kohta ja see on küll huvitav, et inimesed arvavad, nad teavad mind, aga võib-olla päeva lõpuks on nagu väga sügavuti ei teagi, sest ma kontrollin, mis ma teile või nagu kõigile sotsiaalmeedias näitan ja see on väga oluline, et siis sa nagu oled ise nagu autor oma lool, et sa saad ise kirjutada oma narratiivi ja ei pea võib-olla mingite tagajärgedega tegelema, mis hiljem tekivad. Kas teil on veel mingeid küsimusi avalikus elu kohta või midagi sellist, et mida jagada, mida mitte, mingeid nippe, soovitusi, mis te soovite?
ei ole kindlad. Kõik pidite sotsiaalmeediat siin tegema ju. Kõik olete seal. Ei taha nippe, ma olen nõus andma. Ma ei tea, ma mõtlen. see on nagu okei, kui sa tahad nagu mitut asja korraga postitada, et sul on nagu erinevaid nišše nagu, aga sa ei saa nagu seda Väga hea küsimus. Nii ja naa. Ma tean, et sa tahad jaa vastust, aga ma mõtlen, et tihti, kuidas sa nagu paistad silma, on see, et sul on kindel nišš, on ju, ja see on nagu tõde, aga pigem vaadata, mis sind kõige rohkem huvitab või nagu võib-olla alguses siis mingi nagu nišiga või mingi teemaga minna ja siis võib-olla hiljem, kui on nagu kuidagi midagi saavutatud sinu jaoks või sul on mingi eesmärk saavutatud, siis nagu minna edasi teistega. Et vaadata, mis sind väga huvitab, aga kui sind tõesti huvitavad kõik, siis muidugi ja võib-olla siis mingi hetk nagu mitte universum, aga see nagu edu jõuab ka sinuni sellega, et sa oled midagi teinud, mis sind väga huvitab ja mis sa oled nagu passionate about. Kas on veel küsimusi? No. Kuidas teil ei ole? Ma mõtlen, kas ma oskan midagi veel öelda. Võin teha ettepaneku teha, et kui ei julge siin võib-olla kõigi ees küsida, siis me võime väikse hetke võtta. Jaa. Et otse minna Laura käest küsida. Vabalt. Ma mõtlen pigem, et ma jälgin sotsiaalmeedias täiega, ma ei tea, kas te näete ka tantsuvideosi, nagu full on nagu mingid, väiksena ma vaatasin Ameerikas on mingi tantsustuudio, kas kõik tantsivad nii endale mingi puša õla peal ja mingi üli hip-hop värki-särki. Ja te kõik teate neid, no vaata on ju TikTok'i tehakse ka nalja selle üle, et mingi, et kui sa tantsijatel teil on alati mingi dressipüks poole mingi põlve peal ja mingi, ma ei tea, sokid kuskil siiamaani. Okei, no selle on vist keerutamise pärast, aga mingi, no puša ei ole õigesti seljas ja ma ei saa aru, miks see teil nii on. Kas teil on pala või teil on külm või see on nagu swag või what is up, et ma ei saa aru. Aga see on äge, me ei hakka valetama, nii et selles mõttes keep it up. Aga ja need tantsuvideod on üliägedad, aga Eestis ei ole nagu, et kui teile meeldib tantsimine, siis miks mitte postitada nagu mingi videosi, kus sa tantsid või ma ei tea, stuudios või midagi sellist, et mind ennast huvitaks, ma väga vaataks. Nii et ma julgustan teid nagu jagama seda ja enda annet ju teistega jagada ja näidata, et see võib kasuks tulla hiljem ka, eriti kui te tahate nagu mingit karjääri sellest teha, siis tänapäeval eriti ükskõik, mis valdkond see on, kui sul on nagu mingi sotsiaalmeedia nagu presence või nagu kui sul on nagu sotsiaalmeedias, sul on palju kergem asju saavutada, sest et sealt tulevad nagu mingid tutvused, inimene kuskil sind näinud sotsiaalmeedias, sa oled mingi, et sa ju tantsid või midagi sellist ja siis sul on palju kergem, et ma väga soovitan teil ennast niimoodi enda annet jagada. Ma küsin ükskord veel, kas kellelgi on küsimus. Ma alati vihkasin koolis seda. Alati. Nii et jaa, see on vist siis hetkel avalikkuse ees elamisest kõik. Aitäh, et kuulasite.